Tervist, ma olen Illar Kohv Pignavalt ja täna on pühapäev, 28. oktoober aastal 2018 ning nagu te näete, on loodus kõik lumine, katuselt tilgub, katus tilgub, lumi sulab, et kukkus just parasti maha ja siinkohal ma siis ka loeksin ühe luuletuse ette, et 27. oktoobril sadas esimene lumi maha, öösel vastu tänast, aga keerasime kõik kellad tunni võrra tagasi ehk taha. 28. oktoobril on ämmade päev, aga ka simunapäev, lumiselt see tähtpäev läheb. Simunapäev külmakraadigi lubas ilmajaam suisa 8 öösel, lumesahki on maanteelt lumest lahti lükanud juba öösel. 31. oktoobril lubab ilmajaam soojakraade juba 8 jälle ja siis talves sügis saab siis jälle. Praegu aga lumi katab maad, lumememme ja taati teha saab. No mina lumememmega taati ei ole nagu teinud, aga selle eest ma tegin lume peale siuksed väiksed joonistused. Ja joonistused on siis nagu näete siis Õhtuleht, Nelli Teataja, Saatus Saladused, Lemmik ja siis nende autor siis, üks autoritest on ka Illar Kohv. Et Lemmiku Saatus Saladuste ja siis Nelli Teataja. Nii. Ja siis nagu te näete, on siin loodus selline kollane ja kaunis. Aga siis ka rohelised kuused. Ja maantee on täitsa selline sõidetav, et ma ei tea, öösel käis vist lumesahk isegi. Lükkas maantee lumest puhtaks. Et autod sõidavad ka pidevalt. Jällegi üks auto läks. Sõitis mööda. Et jah. Puulehed on kõik sellised, et on kollast, on sellist rohekamat värvi ja siis on ka need ühesõnaga, et praegu on selline huvitav selline sügisilm, kus on sellist talve moodi. Et lumi on maas, kui see lund ei oleks, siis saaks nagu talve moodi nimetada. Aga ja see pilvine on ka taevas. Tänagi sadas lumelötsi. Looduses selliseid kaunimaid. Nii, ja siis 2 korda päevas käib ka bussi Soomaale, sõnaga, et praegust just tuleb Riisa poolt tagasi. Kell on 3:30 või 15:30 kuskil. Täitsa maantee on täitsa sõidetav. Ja vaatan, kuidas siis see liinibussid mööda sõidab. Läks mööda. Tegi oma riisatiiru ära ja nüüd ta läheb sinna Tohera kanti siis. Hommikul 7:30 läbi on siin kandis. Nii et selline ringvaade siis 28. oktoobril 2018
Jan Illar Kohv Püünämalt, tšau!